ja siis mõned sellised ohud, mis jällegi kindlasti ei ole lõplik nimekiri, aga mis mul pähe tulid, et mis kauplemisega seotud või noh, eelkõige just kauplemisega on seotud, ehk investori kontekstis me liiga palju sellest ei räägi enamusest. Aga noh, see on ka investori jaoks popp, aga kauplejad saavad väga tihti investoriks, ehk siis leidsin ühe hea kommentaari siia alla, mis seda asja illustreerib. Et kui tehing läheb halvasti, siis kipub investoriks muutuma kaupleja. Ja siis tekib see kaotuste tasateenimise soov, ehk siis sul on mingi hüpotees, teed sinna tehingu ära, tehing läheb halvasti, siis tekib selline tunne, et sa tahaks selle kaotuse tasa teha ja sa hakkad veel tehingut tegema ja see viib nagu emotsionaalsete tehinguteni ja väga valusa tulemuseni tihtipeale. Et pokkeris on selle nimi tilt, kui nii mängitakse, et võib nagu halvasti lõppeda. Siis kriteeriumite ja limiitide libisemine võib tekkida, et sa paned omale reegli paika, et ma ei tea, kui langeb 2%, siis müün maha. Aga siis vaatad, et noh, langebki 2%, aga sa mõtled, et aga ma olen nii kindel oma selles teoorias, et see ikkagi tõuseb, siis mõtled, et okei, ma lasen 3 peale langeda, kui langeb. Ja siis langeb ja niimoodi läheb. Et see on üks variant. Teine variant on see, et sul on mingid kriteeriumid, mille järgi sa tehinguid teed, aga nende kriteeriumitele vastavaid asju ei tule lihtsalt ja siis sa tükk aega ei saa lihtsalt ühtegi tehingut teha. Nii et siis sa teed leebemaks kriteeriumid ja hakkad võib-olla rumalamaid asju tegema. Ja siis seesama asi, mis ma natuke ka mainisin, et teed oma tehingu tulemusest järeldusi. Ehk siin, nagu ma ütlesin, 40, 50 või isegi 60% tehinguid võivad raha kaotada, kui nad on õigesti tehtud. Nii et kui sa teed tehingu, kaotad raha ja sellest järeldad, et tegid midagi valesti, siis sa õpid vale asja. Et sa võid sellest täiesti valesid asju õppida igast tehingust järeldades. Ja vastupidi, et teed halva tehingu ja võidad, siis see ei tähenda, et sa tegid nagu hea otsuse või järgisid head strateegiat. Et tihtipeale ongi börsikauplemine nagu päris raske just sellepärast, et meie tegevusi premeeritakse ka siis, kui me teeme valesid asju ja karistatakse siis, kui me teeme õigeid asju. Et me ei tohiks nagu vaadata neid üksikuid tehinguid ja nendest järeldusi teha. Siis palju vigu on riskihalduse puhul, selliseid riske, ehk paljud ei arvesta sellist asja nagu risk of ruin, ehk põhimõtteliselt seda, et sa lased kogu portfelli õhku. Tihtipeale tehaksegi tehinguid niimoodi, et võetakse ulmeriske ja kui sa niimoodi jätkad, siis on peaaegu 100% tõenäoliselt ühel hetkel see portfell lendab õhku, et sa kaotad raha ära. Et sellega arvestatakse üsna harva. Ja mida siis arvestama peab, ongi see, et sa esiteks iga tehinguga ei kaotaks liiga palju ja ei panustaks liiga palju iga tehingu peale, ei võtaks liiga suuri riske ja nii edasi, aga seda tihtipeale ei vaadata. Siis võib juhtuda, et sul on mitu erinevat positsiooni, et ostad erinevaid aktsiaid, aga nende vahel on üsna tugev korrelatsioon, mida sa ei arvesta. Ehk siis võtsid, hästi lihtne näide, mida ilmselt igaüks saab aru, ja niimoodi ei tee, aga selliseid asju võib olla nagu erinevaid seoseid, mis ei ole nii selgelt arusaadavad. Aga ütleme, et sa ostad Pepsit ja Colat ja Coca-Colat ja siis tuleb uus seadus, mis keelab nende müümise näiteks lastele, siis mõlemad saavad väga valusalt korraga pihta, eks. Et sa mõtlesid, et sa riskid näiteks 2% aktsia kohta, aga siis tegelikult sul on täpselt samasugune positsioon selles kontekstis, ehk kokkuvõttes kaotad 4 või rohkem. Siis stop loss alati ei toimi, ehk siis sellega võid saada valusalt pihta, et mõtled, paned omale peale, et kui aktsia kukub mingi protsendi, siis müüb automaatselt maha, aga mõnikord aktsia võib sellest protsendist lihtsalt hetkega läbi kukkuda, et tuleb mingi ootamatult halb uudis või mis iganes ja siis ei ole sul -2% või -5% juures kellelegi müüa, vaid järgmine müük tulebki kohe 15% madalamalt ja plõks läks. Et see võib väga valusalt mõjuda. Sama probleem võib olla siis ka nendel üleöö hoitavate positsioonidel, et kui sa panustadki mingi sellise volatiilse või hästi riskantse asja peale, siis üleöö hoiad seda, siis öösel võib tulla uudis, mis tähendab seda, et hommikul avaneb hind hoopis teiselt tasemelt, kui sa üldse arvata oskasid. Ehk kaotad oluliselt rohkem, kui sa olid valmis esialgu. Ja kindlasti on see, et iga sellel lähenemisel on omad mingid spetsiifilisemad riskid, eks. Et
kõik need strateegiad, mis ma siin enne välja tõin, nende puhul on igalühel omad mingid sellised nüansid ja erinevad riskid, mis nendega kaasnevad. Ja siis kindlasti igasugu tasud ja muud sellised koolitused, teenused, infoteenused, subscription'id ja mis iganes kõik muud asjad kaasnevad selle iga strateegiaga, millega tasub arvestada. Ja siis lisaks siis elukorralduse pool, et kui see kauplemine on nii-öelda põhitegevus, ehk siis see on ainuke sissetulekuallikas, siis võib juhtuda, nagu mainisin, selline olukord, kus hästi halbadel aegadel sa pead lihtsalt väga suure osa portfellist ära sööma ja siis on nagu raske sealt enam välja tulla. Oleneb portfelli suurusest, eks, aga jah. Ja mis mulle tundub, ma jällegi selle kohta mingit liiga head statistikat ei tea, aga tundub, et selline tüüpiline edukas kaupleja kaupleb umbes 10–20 aastat maksimaalselt, ehk siis see ei ole nagu terve elu karjäär, et selle ajaga peaks nagu hakkama saama. Ja mingit korralikku puhvri koguma ja siis lisaks ka pensionid selle eest ära nii-öelda suutma tasuda ja nii edasi, et tasub sellega arvestada. Et ei ole mõtet kogu elu panustada või kogu oma fookust panustada selle kauplemise peale ja mitte arvestada sellega, et peale seda peab ka elu olema, sest et pensionärid väga hästi ei kauple enam, et see aju kuidagi närbub ära vanusega tüüpiliselt.